Good evening. Добрый вечер. Tere õhtust. Me siis alustame, meil on lühiarutelu, see on meie festivali viimane päev ja siis ma arvan, et nagu mina saan aru, et meil on veel meilt ootamas selline festivali lõpetamise tseremoonia ja siis me siis räägime nendest siis lavastustest väga kiiresti ja siis ma olen nii väsinud sellest istumisest, ma siis modereerin seistes ja siis ma jagan ka mikrofoni täna ise. Ja täna me nägime 3 näidendit, 2 nendest olid Eesti omad ja siis meil oli hullumeelse päevik ja Spy Girls ja viimane oli siis meil Tšiili meeskonna näidend, mille nimeks oli siis Vabalt jooksvad märad. Esimene oli siis Eesti toodang, see oli Vabalavase Rando ja siis lavastaja on meie hea sõber, ta on tuntud Tadžikistani lavastaja Barzua Burazakov, kes on juba Eesti sõber ja siis tal oli 2 lavastust Eestis, üks oli väga keeruline ja see oli siis viimase Persia imperaatori siis mõrv ja siis tema siis teine lavastus oli Hullumeelse päevik ja siis kui me räägime sellest näitlejate tööst, et siis Kristo, see näitleja, oli üks parimatest 5 siis näitleja tööst Eestis eelmisel aastal ja see näitleja Kristo on üks minu lemmikuid ja Eesti näitlejatest ja siis mina nägin seda näidendit, seda lavastust Tallinnas, kui nad mängisid seda 2 korda, Kadi ka nägi seda, me võime siis rääkida sellest, aga me alustame Olga sinust, et siis kuna Gogoli siis Hullumeelse päevik on nii tuntud, et siis on väga palju lavastusi ja ma olen nii palju selle lavastaja tööd näinud, sest ta on töötanud Kasahstanis ka väga palju, tal on väga lavastusi ja mina austan teda väga ja ma arvan, ta on väga hea õpetaja, väga hea, aga minu suhe temaga kui lavastajaga ei ole väga hea, sest tema siis näidendid tunduvad mulle, et seal ei ole väga palju arutelu ja mulle tundub, et seal on väga palju sisu ja siis see on seesama lugu, et mul on keeruline vastata küsimusele, millest me saame rääkida, kui me räägime sellest lavastusest, et see on selline väga tasane töö, mul on väga huvitav, mul ei olnud piisavalt seda arengut sellel peategelasel, tegelikult see on ju lugu sellest, kuidas inimene läheb hulluks, aga see inimene oli nagu päris hull juba algusest peale ja siis tegelikult kui me vaatame selle tänapäevases kontekstis, et siis 12 lavastust, nad saavad, neis on arutelu, aga selles lavastus seda arutelu pole. Kadi, palun sõna sulle, ma tegelikult olen Olgaga täielikult nõus, sest eile meil oli päris selline suur arutelu sellest, mis on see uus teater ja mis on selline traditsiooniline teater, et see on väga traditsiooniline lavastus, et see on selline nagu töötuba, näitleja töötuba, näitleja mängib väga hästi seda, mis talle on antud, seal ei ole väga suurt arutelu ja ka Eestis ei olnud väga palju räägitud selle lavastuse ümber, kõik kiitsid selle näitleja tööd, aga mitte midagi nagu suuremat kui see, sügavamat kui see, selle ei sündinud. Mina tunnen nagu seda Kristo energiat, mida me nägime seal selle 50 minuti jooksul, aga seal oli see nii palju emotsioone, tal on nii palju erinevaid lähenemisi ja trikke ja ta ei kordu ennast iga lauses, aga samas kui me vaatame seda kriitilist tagasisidet, et see sama nagu teilgi on, et
et need tekstid nagu hullumeelse päevik, kui ma näen neid tekste täna, et ma tahaksin rohkem seoseid tänapäeva reaalsusega, tänapäeva elusega, tänapäeva ametnike eluga, et mina nägin seal selles mõttes too aja ametnikku, millal Gogol sellest kirjutas, et jah, see Kristo mäng oli suurepärane, kas on teisi arvamusi, et tagasisidet, palun? Ei ole soovijaid, aga siis lähme edasi. Ja siis järgmine on see Spy Girls, siis autor ja lavastaja on Poolast, kus ta meil on? Palun, ta on meil siin. Ja siis mina pean ütlema, et mina nägin seda esimest korda, sest kui seda mängiti Tallinnas, et siis minu tuttavad, kes on minu jaoks autoriteetsed inimesed, ütlesid, et ta ei pea sinna minema, et tegelikult seal on raske rääkida teatrist, et mina tulin sinna sellise eelarvamusega, aga mulle see meeldis väga, sest eelkõige see eesmärk oli saavutatud, see lavastuse eesmärk oli saavutatud ja see töö oli tehtud, seal oli meeletu töö selle taga. Ma kujutan ette, kui keeruline see kõik oli, see teema kohaselt ja kõik, mis oli nagu kõik need lähenemised, nagu see kontakteerumine reaalsete väemeestega seal teiselt poolt nii-öelda teisest laagrist ja kogu see tehniline lahenemine, et lisaks sellele, kui see töö oli nii keeruline, ma kujutan, kui palju naeru te saite, et kui te tegite seda tööd, ma kujutan ette ka seda, et need inimesed, me teame, et need on Eesti näitlejad, aga nende nimed ei ole Eesti teatri nagu kogukonnale avatud, nad kannavad maske, aga nad tegid väga tublisti oma tööd ja siis neil oli väga palju lõbu, seda oli näha, et võib-olla see, kui mingisugune kriitika on see, et see oli väga pikk, aga siis mõned osad olid nagu üks teisesse sulanud, et võib-olla kui võtta sellised eraldi osasid, et me võime naerda palju ja nautida seda ja siis see on tegelikult eeskuju maailma teatri kogukonnale, kuidas siis teatri inimesed võivad siis aidata sõjaväki nendes keerulistes olukordades, nagu me praegu oleme. Ja samuti mina väga hästi mõistsin ja mina võin ka siis öelda Vabalavale palju õnne, et tegelikult me teeme näidendid siis rahvusvahelistele festivalidele ja mina kuulsin, nagu rahvusvaheline publik võtab selliseid näidendeid lavastusi vastu, kui tegelikult nad ei tea sellistest, kui nad vaatavad selliseid lähenemistega ja tehnoloogiliste lähenemistega, lahendustega selliseid lavastusi, ma saan aru, miks Eesti publik võib-olla ei võta seda vastu. Palun, kas te tahaksite jätkata? Olga, palun. Ja ma tahaksin jätkata eelkõige. Mina olen vaimustuses nagu lavastaja selle tõttu, et kuidas te töötate tekstiga, see on vapustav ja see tekst on suur allikas, selle dokumentaalmaterjali allikas ja see, kuidas te panete need tekstid kokku, see on suurepärane ja teine asi on see, mida me nägime juba Iisraelist lavastuse puhul, see on selline häälestus selleks, et ennast hinnata, reflekseerida, see on see läbi elamine, läbi huumori. Ma ei saa öelda, et see on mingisugune reflekteerimise võte on parem kui teine, aga tegelikult kokkuvõttavalt see töötab. See töötab väga hästi ja mul on väga siiras huvi, kuidas see lõppstseen, ma loodan, see ei ole imitatsioon, kui helistati nendele inimestele, kes olid seal ekraani teisel poolt, mul oleks väga huvitav, kuidas see lavastus töötas, kui see kõne õnnestuks, sest täna me ei saanud seda näha ja ma arvan, et selle puhul, et kogu see lugu oleks veelgi sügavam kui see, mida me täna nägime. Ja veel üks mõte, mida ma tahtsin öelda, on see, et minu kontekstis ühendus järgmise siis lavastusega, näidendiga ja siis
oli ka see, millest me rääkisime, on see kehastus, kui me rääkisime sellest teistest nagu kaalutuse siis näidendist ja siis, kui me räägime sellest järgmisest siis näidendis, kui me nägime ka kehasid, see on see, kui keha ei ole instrument, vaid dokument ja ma arvan, et kaasaegses teatris selline töö kehaga on palju huvitavam. Kadi, palun. Tegelikult mul on sama lugu nagu Jaagul, et mina samuti lugesin Eesti kriitikuid ja mina ei näinud seda näidendit Eesti Tallinnas ja täna mina olin üllatunud, miks seda lavastust alguses oli niimoodi vastu võetud või mitte vastu võetud Eestis kriitikute poolt, sest kriitikud rääkisid, et selle teemal on parem kirjutada artiklit, kui teha lavastust, sest ma ei tea midagi sellest, kuidas siis need eriüksused töötavad ja mul oli väga huvitav piiluda sinna maailma, aga samas need näitlejad, nad mängisid väga toredasti, nagu Jaak juba ütles, et muidugi see on festivali formaadi näidend, aga samas ma tundsin publiku seas, et neid näitlejad, nende eelmised festivalid ja see festivalne kogemus on juba neid mõjutanud, sest nad tegelikult siis tegid seda koostööd publikuga väga hästi. Nad tundsid publikut, nad tundsid seda saalis, seda õhkkonda, reageerisid sellele väga hästi ja mul on väga hea meel, et tänu festivalile ma sain seda lavastust näha ja ma tahtsin ka tegelikult küsida teie käest seoses selle viimase finaalis kõnega. Nagu ma kuulsin, mõnikord see kõne töötab, et kas see tähendab seda, et siiamaani te olete ühenduses, kas see on siiamaani mäng või kas see kestab nende inimestega? Kuna ma ei anna siis lavastajale mikrofoni, mul on 2 küsimust selles mida need siis näitlejad tõid ise või mõtlesid välja ise, mis on teie siis välja trikid ja lahendused. Kas ma saan õigesti aru, et see kõik toimub küber siis aktivismi keskuses, mis asub Tallinnas ja need kõik on eestlased? Kas te saaksite meile vastata nendele küsimustele? Nagu mina sain aru, esimene küsimus on sellest, kuidas see lavastus tegelikult siis, see oli esimene küsimus selle kõne kohta. Ja siis oli see esimese oli selle kõne kohta, eelkõige see on väga kriitiline hetk selle lavastuse jaoks, sest see on see, kui teater on see koht, kui me eksperimenteerime ja see tegelikult see eksperiment on sellele, kui meil on need feikid nende näitlejate nägudega ja siis samas see on see filosoofia ja siis, kui me räägime teatri ajaloost ja siis see on see lavastus, kus me oleme maske kasutanud ja need näod on need feikid ja siis tegelikult need näitlejad võivad ka olla feikid ja tegelikult need maskid võetakse maha ja siis seal on väga palju erinevaid ettearvamatu võimalusi selleks, kuidas me saame ennast väljendada teatris ja tegelikult see hetk on kriitiline, tähtsuselt kriitiline ja täna meil oli lihtsalt tehnilised raskused, seega me jäime 30 minutit hiljaks
näiteks, sest me saime aru just enne lavastust, et kui me helistame kellelegi, siis ta ei saa meid kuulda, seda me tahtsime siis parandada, see meil ei õnnestunud ja siis, kui me alustasime lavastusega, mina juba teadsin, et siis kui keegi võtab kõne vastu, aga ta ei kuule meie häält, aga me ikkagi otsustasime, et me siis näitame seda stseeni, siis me saame näha mingisugust visuaali, aga eesmärk tegelikult on näidata või tõestada, et selline ühendus on võimalik, aga ilma selleta kõigepealt ma ei lootnud, et sellised kõned jätkavad, sellised vestlused kestavad kaua, 5-10 sekundi pärast inimene näeb, et midagi on valesti. Samas ma tahtsin eksperimenteerida ja kui kaua võtab see, et see teise inimene vastuvõtmine siis viib arusaamani, et seal on tegelikult sügav fake, see võib juhtuda erinevalt, aga kõige siis pikemad vestlused, mis meil on õnnestunud, olid 4 minutit meie poolt ja siis nad küsisid, et siis kui nad siis küsisid meie käest, millal me uuesti helistame, millal me jälle vestleme ja ma olen kindel, kui ma istusin siin ja siis vaataksin seda viimast Tšiili etendust, nad jälle siis helistasid meile, et siis nad ootasid seda, tegelikult mina peaksin seal olema ja siis vastama ja osalema nendest vestlustest, aga me ei teinud seda. Et siis kõik see on minu jaoks on tähtis, sest me teeme seda nii-öelda otse-eetris ja need tulemused võivad olla erinevad, mõned siis kõned õnnestuvad, on ka sellised etendused, kui keegi ei vasta, aga ma ei taha seda fake'ida, ma tahan, et sest see on selline hetk, kui kõik on kaasatud ja kõik saavad aru, et kui tähtis see on, sest me ei tea, mis juhtub edasi ja see on see, mida ma tunnen, see toob siis edendusse sellise nagu seda huvi, et ma tunnen, et inimesed on huvitatud ja inimesed on aktiivsed isegi siis, kui nad ei saa aru või neil on olnud igav. Seega ma tahaks nagu jätta, et see nagu jääks sinna edendusse ja ma tahaks, et see oleks ka nagu reaalne. Ma tahtsin ka küsida, kas see tähendab seda, et tegelikult te peate, et see konto peab teil kogu aeg olema. Isegi see, kui teil ei ole seda etendust, tegelikult me hakkame rääkima inimesega 1 päev või 2 päeva enne etendust ja võib-olla kõige hiljem on see samal päeval, kui meil on etendus ja tegelikult meil on need kontaktid siis, kui me oleme alustanud rääkimist, see on nagu protsess, mis ei lõppe. Ja teine küsimus oli selle etenduse kohta oli, et mis on see tekst ja tegelikult need on erinevad dokument, siis kui me olime neid proove teinud ja siis ma iga kord salvestasin ja siis ma valisin neid osasid, siis nagu mulle tundus, nad näidasid eelkõige, kuidas seda protsessi saaks nagu näidata. Meil oli väga palju materjali ja siis peale seda ma pidin nagu leidma võimaluse, kuidas seda struktureerida, aga nendest materjalidest või selles materjalis oli siis kokku pandud näitlejate poolt, sest mina tegin samu asju enne seda, et mina mõtlesin, et siis mina siis annan neile edasi seda, mida olen juba õppinud ja siis mina näitan neile, kuidas sellised eksperimente, etendused võivad töötada ja siis kuidas nad võivad neile anda mingit uut teadmist. Aitäh! Kas on veel keegi, mis tahaks tagasisidet anda meeskonnale ja rääkida sellest etendusest? Palun. Mina töötan õpetajana Narvas. Kuidas te panite kokku neid inimesi, kellega te otsustasite seda etendust teha, kuna tegelikult see on väike selline saladus, et kuidas te siis nii-öelda valisite neid inimesed kokku? Mina teadsin,
kuidas protsess hakkab välja nägema kogu algusest peale ja siis mulle oli vaja inimesi, kes võisid olla nõus selle eksperimendiga ja siis tegelikult võiksid olla sellised online spioonid ja siis näitlejad ja siis tänu Vaba Lava meeskonnale mulle juba soovitati mõned inimesed, ma kohtusin nendega, meil oli selline nagu valimiste protsess, algusest peale ma pidin olema väga avatud nendega, et see ei ole selline traditsiooniline näitlejatöö, aga mida mina püüan siis teha, on see, et näha, kas see, mis me teeme laval, kas see võib olla ka jätk sellele, et see on mingisugune anarhiline online, see on selline vabatahtlik aktivistöö, mida me teeme. Ja siis, kui me saame keskenduda sellele ühele probleemile, kui meil on sellised nagu igasuguste siis kohtingu äppidega, et siis mitte ainult selle sõja kontekstis, mis on kõige siis tugevam kontekst, aga minu jaoks see on samuti huvitav, kuidas inimesed siis pettavad teisi inimesi siis internetis ja online'is ja siis minu jaoks need on igasugused, inimesed mõtlevad igasugust skeeme välja ja tegelikult selle etenduse sõnum võiks olla see, kuidas me ei peaks mitte kedagi usaldama siis, keda me internetis kohtume. Mina olen kuulnud, et mõned näitajad siis loobusid selles etenduses mängida. Kas see on tõsi? Ma olen kuulnud, et mõned näitlejad loobusid selles etenduses mängida, sest tegelikult neil olid sellised eetilised põhjused. On see tõsi? Ei, see ei ole tõsi. Need, kes olid protsessis algusest peale, need jäid siis lõpuni välja. Et see ei olnud see olukord, aga tegelikult see on võib-olla väga hea kulujõud selleks, et inimesed räägivad. Kas keegi tahaks jätkata? Ma ei näe mitte kedagi, et siis suur tänu teile. Ja nüüd meie viimane etendus Tšilist, see on väga üllatav, et ka eelmine festival ja tänane festival lõpevad Tšilist etendustega ja siis ma ei mäleta selle 2 aasta taguse siis etenduse pealkirja, aga ma mäletan väga hästi seda too festivali siis seda etendust, mis oli ka nomineeritud ja sai auhindu. Nüüd me saime näha teist etendust ja teist meeskonda Tšilist, kes siis kas proua tahaksid alustada. See on ikkagi naistest ja naiste etendust, et see on naiste etendus. Selles etenduses mul oli väga huvitav, kui orgaanilised ja žanrid võivad ühineda, sest ühest küljest seal oli väga suur dokumentaalne lugu ja teisest küljest seal on selline absoluutselt mänguline teater. See oli ka ühiskondlik teater ja selline kaasav teater, sest see on väga lihtne näitlejatöö, mis ei ole nagu selline teatrimeetod, aga pigem selline televisiooni, see on nagu selline seriaali formaat, kus olid sellised, aga selle taga on eelkõige sellised väga ilusad teatri moodi lahendused, aga teisest küljest seal on dokumente, mida me kuulsime, kui olid nende reaalsete inimeste intervjuud, kes võtsid osa nendest sündmustest ja siis need olid ka kirjeldatud. Ma tahan veel kord korrata seda, et kui huvitav teatris keha võib olla mitte meetod, provotseerimise või manipuleerimise meetod, vaid keha kui dokument ja need kehad, mida me täna nägime, iseenesest nad loovad mingisuguse ajalookihi
ja mulle tundub, et kõige huvitavamalt see töötab siis, kui me räägime kaasavast teatrist, sest tegelikult inimeste saatused, mis on väljendatud nende kehade läbi, see on suurepärane, see on vapustav dokument. Mul on üks küsimus. Nagu mina sain aru, see on tegelikult dokumentaalne lugu sellest protestist ja sellest demonstratsioonist. Need on transsoolised inimeste protsessid aastal 1973 ja seal olid sellised sõnad, et sellele siis protestile olid tankid ja siis lennukid. Kas seal on nii palju selliseid transsoolisi inimesi, et nendega peab võitlema tankide ja lennukitega? Kas keegi, siis kas meeskonnast on keegi, et saaks vastata sellele küsimusele? Tere, Jorge Zambrana. Ma olen siis... Mina olen siis selle etenduse lavastaja, autor. Kas te saaksite palun korrata seda küsimust? Mina olen, ja see oli lennukite ja nende tankide kohta. Kui me räägime siis etenduses selles, et siis need kuud enne seda, kui see Pinocheti diktatuur algas, siis oli need inimesed, kes töötasid nagu prostituudid ja siis need protesteerisid, sest politsei oli nende vastu väga agressiivne, sest need olid süütud inimesed, nad olid väga vaesed inimesed, nad elasid selle platsi peal ja siis nad elasid seal, kui muusikat mängiti ja siis nad käisid kirikus ja siis need kõik me leidsime need arhiividest neid dokumente, me leidsime need fotod ja tegelikult me leidsime need siis artiklid, mis olid väga agressiivsed. Nad rääkisid sellest, kuidas neid tappa ja siis kuidas neid siis ära põleda ja siis samas nad hakkasid protestima, need inimesed, ja siis arhiivis, Tšiili arhiivis siis see on nagu esimene siis homoseksuaalide või LGBT siis kogukonna protest ja peale seda, kui me hakkasime selle etendusega töötama, meie siis hakkasime nendega rääkima. Lola, meie peategelane, siis mängib seda aktivisti Lotat. Ja siis kõik, mida te olete näinud selles etenduses, see kõik põhineb siis faktidel. Suur tänu teile selle vastuse eest ja mul on väga hea meel, et ma olen vapustuses, et Tšiili tegi sellise etenduse oma loost ja nagu ma mäletan, 2 aastat tagasi oli samuti lugu sellest, mis juhtus peale lendi siis ja kuidas politsei töötas. Kadi, palun. Kas keegi siis külalistest tahaks veel anda mingisugust tagasisidet selle etenduse kohta? Vabandust, suured tänu teile. Minu nimi on Vladimir. Ma olen väga tänulik meeskonnale selle etenduse eest ja mina tegelikult siis mul jooksid pisarad selle etenduse ajal ja tegelikult see ei ole päris nagu lugu, see minu sõprade jaoks on reaalsus. Mul on sõbranna siis Peterburist, ta on transsooline ja ta on Peterburis, ta saatis mulle täna hommikul video, kuidas siis teda pekstakse ja selliseid inimesi on väga palju. See oli minu tänane hommikuk. Mina nagu minuga abikaasa, nagu teil on teada, siis Venemaal homoseksuaalsed
abikaasad suhted on ekstremis ja siis mille eest saab olla vangis 25 aastat. Ma olen väga õnnelik Ladina-Ameerika pärast, aga mitte selle pärast, mis juhtub siin naaberriigis, aga minu jaoks põhimõte on see, et siis identiteedi küsimus on iga inimese oma ja siis, kui me hakkame seda vägisi muutma, et see tegelikult on vägivald igal juhul ja siis te teate, et eesti keele poliitika siis mõnikord võib-olla nagu võib meenutada seda vägistamist, keelega vägistamist, see oraalseksi ja isegi mida vägisti tehtavat oraalseksi ja vabadust inimestele ja ei vägivallale. Suur tänu sellise kriitilise märkuse eest Eesti kohta, aga mina tahaks öelda, ma ei tea, kas kõik külalised seda teavad, et Eesti on esimene ma tahtsin öelda seda, et ma ei tea, kas kõik siis külalised teavad, et Eesti on esimene siis Ida-Euroopa riik, kus samasoolised abielud on lubatud juba üle aasta. Kas keegi tahaks veel jätkata? Ei ole kedagi, kes tahaks. Siis me lõpetame meie aruteluga, mis on 4 päeva kestnud. Me oleme väga tänulikud. Kas keegi tahtis? Ei. Mina ei näinud seda näidint Mafkat. Et äkki Mafkast paar sõna, kui inimesed soovivad. Võib-olla me anname siis inimestele võimaluse. Võib-olla keegi siis külalistest tahaks siis Mafkast rääkida. See oli näidendi lugemine. Makaritšev, Tartu Ülikool. Mulle tundub, et see on väga tähtis osa sellest festivalist ja mitte ainult sellepärast, et see saadab meile selle Ukraina sõja teema juurde, aga ka sellepärast, et see püüab siis vaadata selle black box'i, siis selle okupeeritud territooriumi sinna sisse. Viimaste siis aastakümnete jooksul ma pole sellega kokku puutunud, see on meie kõrval ja mul on selline küsimus, Irina, küsimus teile. Teie, kes te kirjutasite siis teksti selle näidendi jaoks, et mind huvitab need nüansid, et see narratiiv, mida me nägime, see diskursus, see tundub olema, et see on selline nagu üldistav. Kas saaks kuidagi siis näha või siis läbi selle narratiivide siis näha neid erinevused selle Mariupoli, mis oli okupeeritud aastal 2022 ja Krimmi vahel, mis on juba okupeeritud olnud üle 10 aasta ja see eriti on see küsimus Hersoni kohta. Kas keegi Ukrainas on selle deokupeerimise fenomeni uurinud, et inimesed elasid siis okupatsioonis ja pärast nad siis sai siis Ukraina koosseisu tagasi. Kas keegi on vaadanud need regionaalsed erinevused? Võib-olla keegi on seda Ukraina poolt uurinud, vaadanud? Aitäh! Ma tänan teid. Mina tahtsin alustada sellest, et mina ei ole nõus päris sellega, mida te ütlesite, et mitte keegi või kaua aega ei ole kokku puutunud okupatsiooniga. Siin pigem on mitte selles, et okupatsioonist iseenesest, vaid selles, milline on see valitsus, milline on see võim. Et näiteks peale seda, kui see näidend sai kirjutatud, mina sain selgemaks iseendale seda, miks näiteks ei ole, miks näiteks Putin on siiamaani võimul, et näiteks räägitakse, et näiteks seal on nii palju inimesi, üle 100 miljonit ja kui nad sooviksid, ja miks nad miks nad jätavad Putinit võimule, kui nad sellega nõus on, kas nad kõik toetavad, ei, see ei ole see, me näeme seda okupatsiooni
näitel, kui me võtame seda siis arvu, et siis kui me võtame seda okupeeritud, siis neid sõjaväelasi, neid on vähem kui kohalikke inimesi, aga sinu tingimused on sellised, et sa ei saa leida neid sinu omasid. Võib-olla inimene mõtleb nagu sina ja käib sama tänavate mööda, aga sul ei ole seda, teil ei ole võimalus leida üksteist, siis sa ei saa aru, kus on sinu oma, kus on võõras ja sina elad nendest tingimustest ja selle tõttu seal, kus on okupatsioon, ei ole seda vastupanu ja seega kas seal ei ole seda anti-Putini vastupanu ja proteste, see on väga sarnane, see puudutab ka seda näiteks Tšehhoslovakkia okupeerimist ja nii edasi ja teisi okupatsioone, sest nad olid. Ja see tegelikult, need on tingimused, kus sina kardad kõiki, sina ei tea, kus on sinu omad, kus on võõrad ja sina ei tea, kes hakkab sinu peale siis rääkima, koputama nii-öelda ja siis see ei tähenda, et sa oled nendega nõus või et kõik on nõus. See ei ole nii. Aga see on see totaalne hirm ja see on pidev oht, et inimesed on kogu aeg, inimesed kardavad kogu aeg, mitte sellepärast, et neil ei ole julgust, aga sellepärast, et objektiivselt need tingimused on sellised, et kahjuks mulle tundub, et peale seda väga paljud ühiskonnad saavad, neil on selline kogemus ka ilma okupatsioonita või ilma siis, kui näiteks need väed, sõjavägi või väed tulevad sisse. Tegelikult see kogemus on tuttav paljudele meist kahjuks ja see sama puudutab ka seda elu Nõukogude Liidus siis, kui okupatsiooni nagu sellist ametlikult ei olnud, aga sinu tingimused on sellised, et siis kui sa oled ümbritsetud inimestega, sa ütled ühte asja, aga kodus sul on võimalus oma inimestele öelda midagi veel, aga siis, kui sa oled iseendaga, sa pead veel midagi ütlema, et sa kannad maske kogu aeg ja see on meie ühine kogemus, aga mis puudutab see, kas see on uuritud meie juures, kahjuks, nagu mina tean, et see ei ole piisavalt uuritud, sest sõda veel kestab ja siis olukord pidevalt muutub, et faktiliselt meil ei ole neid, me jääme nendest siis asulatest ilma ja kui mingi koht oli okupatsioonis ja pärast nad sai siis okupatsioonist välja, et selliseid olukordi on vähe, kahjuks tihtipeale see on siis vastupidine olukord, see oli meie asula, siis me jäime sellest asulast ilma, et siis, kui me räägime sellest, kuidas uuritakse seda, mida seal on, see on väga keeruline, sest inimesed on seal, nad kardavad, jällegi nagu ma ütlesin alguses, nad kardavad rääkida sellest, arutavad seda, nad ei tea, kus on nende omad, kus on võõrad ja kui sa püüad nendega seda arutada, nad arvavad, et sina oled kuskil FSB-st ja need naised, kellega ma suhtlesin, üks nende hüpoteesidest oli see, et see näidend ja see, et ma kirjutan dokumentaalnäidend, see on lihtsalt selline legend ja tegelikult ma olen FSB-st ja ma püüan midagi uurida nende kohta ja samas nendel on põhjused niimoodi mõelda, sest see võiks küll juhtuda niimoodi. Tegelikult selle uurimine on väga keeruline. Aitäh selle seletuse eest ja mina tahan tuletada meelde, et isegi kui me vaatame neid igasuguseid küsitlusi, mis praegu sotsioloogilisi uurimusi ja küsitlusi, mis tehakse praegu Venemaal, kuigi me ei saa neid uskuda, 15% inimesi, kes elavad siis Venemaal, need on 30 miljonit inimesed, nad on selle agressiooni vastu ja nad ei toeta Ukrainas toimuvat, siis me peame ka olema väga enesekriitilist peale Tšehhoslovakkia ja peale Afganistan. Me tegelikult Brežnev jäi võimule. Kas keegile veel tahaks Mafkast rääkida? Ma tahan öelda seda üldiselt, kui me räägime sellest näidendi lugemisest kui festivali osast, et ma olen tänulik, et sellised lugemised on olemas, sest mulle tundub, et autorid siis reageerivad reaalsusele paremini ja kiiremini kui lavastajad ja siis võib-olla ma pakuksin seda, et oleks rohkem selliseid aegu näidendi lugemiseks. Aitäh!
kõik ma tahan siis tänada Kadi ja Olgat kõikide nende mõtete eest nende 4 päeva jooksul ja siis teie kõigi nimel ma tahaksin tänada korraldajat selle 3. festivali repertuaari eest. Ootame ja siis loodame, et tuleb rohkem selliseid festivali ja siis niipea, kui me oleme siin, see vabaduse küsimus jääb. Aitäh! Ja Allan ja ongi viimased sõnad. Festival on lõppenud. Viimast korda vaatame kõiki teid ja ma usun, et mõtlemist jagub teil pikemaks ja maailm on praegu selline, nagu ta on, aga meie peame oma töödega edasi minema, oma lugusid edasi jutustama ja me teeme seda. Aitäh! Aitäh! Nagu ma alguses ütlesin, et meil need 2 aastat ja 4 kontinenti reisimist, et me üritasime selle pealt tekitada sellise ruumi, kuhu koguda erinevaid vaatenurki vabadusele, sest meie maailm on habrastena ja me peame vabadusest rääkima. Ja ma ei usu, et see festival nüüd iseenesest midagi paremaks teeb maailmas. Aga võib-olla igaühes meis natukene, et kui meil tekib mingi valik, siis me teeme parema valiku. Sest et lõpuks on väga oluline just see küsimus, et kes olen mina. Ja kui me oskame sellele hästi vastata, siis me võib-olla leiame selle tee, kuidas koos selles maailmas elada. Et ma tänan väga kõiki kunstnikke, ma tänan väga delegaate, muidugi publikut ja nüüd kutsun Märt lavale Vaba Lava meeskonna. Ja, nüüd kutsume lavale need, kes selle festivali organiseerimise taga on olnud. Palun, Liisa, Katariina, Krista, kõik sealt valvelauast. Tulge siia. Kes väegi, kõik sealt puldist, tulge siia. Vabatahtlikud. Nüüd on pildistamise koht. Artemi, Sergei, Ülle, Mari-Riin, kes veel puudu on? Tšau! Muidugi tehniline meeskond tegeleb oma tehnilise tööga. Mul on tunne, et ega neid vist nad on saalis. Nojah, ma ei teagi. Paneme nad siis hiljem siia pildi juurde. Mis nüüd tuleb? Aitäh kõigile. Vaata. Märt. Tänan kõiki. Thank you all for coming. And we prepared very hard for this edition. Really, it was an interesting journey. And see you next time in 2027.